Krahli teater on saanud 20-aastaseks. Oktoobris on Von Krahlis 3 esietendust. Tõsi, üks neist Peeter Jalaka nibud on juba läinud kaduviku teed. Aga noored lavastajad, näitlejad Kertu Moppel ja Jim Mashilevi on veel esietenduse ootel. Muusikafestivali korraldab Von Krahli baar, akadeemias peetakse loenguid. See on kunstipidu Von Krahli teatrit tänavas. Peeter, 20 aastat palju õnne, te olete vastu pidanud ja vapralt siin tegutsenud. On sul endal mingisugused etapid kujunenud? Need on rohkem nagu vormilised, et kõige esimene oli vast kuni 98-ndani, kus meil ei olnud seda püsitruppi, kus oli küll välja kujunenud seltskond, kes siin tavaliselt toimetas. Hussar, Saarepera, Võunapuu, näitlejatest Guido, siis Aarne Üksküla oli siin mitmes asjas, siis Maša Glenska, põhiliselt draamateatri näitlejad. Ja siis 98-ndast algas see meie püsitrupi periood ja nüüd võib öelda siis on, et on meie kasvandikud juba siis teist aastat või ütleme, esimest sellist täishooaega. Eks umbes niiviisi võiks vist äkki jagada. Ja loomulikult on ka eelnev periood, ehk siis Krahlile eelnenud Rutokillakond ja Rutokillale eelnenud Vatt, eks ole, mis ju ka tänav aasta tähtsat juubelit peab, saab 25 aastaseks. Millist rolli Von Krahli teater on sinu jaoks mänginud enne seda, kui sa siin laval üles astusid? Kui küsimus on selline, siis tuleb vastamist alustada umbes 10 aasta taguse ajaga, kui ma üleüldse avastasin enda jaoks Von Krahli teatri. Nüüd saab Krahl teatavasti 20-aastaseks, nii et see oli siis tollal, kui Krahl oli umbes 10 või 11. Et Von Krahli teatrist võib-olla algas minu teatrisse süvenemine või minu mingisugune taipamine, et siin peitub midagi vägevat, midagi, millel on niivõrd palju potentsiaali inimestega suhestumiseks ja inimesteni jõudmiseks või üleüldse kuidagi enda kodustamiseks maailmas või maailma kodustamiseks endas. Ma olin ülikooli esimesel kursusel ja mu kursuse vend Sass Henno, kirjanik, tiris mind siia ja tõi mind vaatama paari Krahli asja ja selleks plahvatuseks osutus Mati Undi kirjutatud ja lavastatud Stiil. Et kui ma olin selle lavastuse ära näinud, siis ma olin kuidagi saanud sellise peapõrutuse või mingisuguse südamepõrutuse või igal juhul mingisuguse väga suure põrutuse, pärast mida ma ei suutnud enam teatrist eemal hoida. Pidin leidma mingi oma tee selleni. Ja naljakas on muidugi, et nüüd 10 aastat hiljem ma siin ise ringi askeldan. Ega ma seda ei oleks osanud ette näha. Milline roll on sinu noores elus olnud Von Krahlil? Jah, kui ma olin umbes 15 või 16, siis ma ikka käisin siin vahepeal. Aga ma arvan, et Von Krahli teatrist on ühed mind kõige rohkem mõjutanud asjad on olnud mingid Von Krahli teatri etendused. Tood sa mõne näite ka, tuleb seal kuskil mälus? Viimasest ajast The End. Ma ei tea, miks on mulle nii kohutavalt meeldis, et ei oskagi sõnastada seda, miks. Aga kuidagi. Ma nägin seda siis ka, kui ma käisin Lavakas. Ja tavaliselt Lavakas inimesed on väga kriitilised ja kui sa käid umbes pooli Eesti teatri asju ikka näed, umbes niimoodi, siis see oli minu jaoks selles mõttes elamus, et ise olin ka üllatunud, et suutsin niimoodi kuidagi vaimustuda sellest. Sa oled olnud Rakvere teatris ja nüüd sa oled siin. Kas sa oskad nüüd oma väikese elukogemuse pealt midagi võrrelda või iseloomustada? Mis, mis on selle Von Krahli trupi tugevus või eripära?
No mina olen töötanud ainult nende noortega nüüd, aga mulle tundub, et siin teatris on lihtsalt see väga võluv asi, et see on nii väike. Siin on väga vähe inimesi, väga vähe töötajaid, väga vähe bürokraatiat. Et põhimõtteliselt kõik asjad teevad näitlejad ise või et meil ei ole nii palju neid lavataguseid töötajaid, mida on mujal palju. Et siis põhimõtteliselt tuleb kõik nagu ise teha ja see vist ongi see, mis seda asja koos hoiab. Mulle tundub. Ja kuna see on nii väike teater, siis inimesed saavad lubada endale teha, mida nad ise tahavad. Et ei ole mingit käsku kuskilt kõrgemast kontorist, et nüüd meil on vaja repertuaari komöödiat või nüüd meil on vaja mingit Shakespeare'i või midagi sellist, et siin inimesed ise otsustavad, mida nad teha tahavad. See on mõnus. Kui palju on selles teatris olnud kindlaid aeg? Mitte kunagi. Ma loodan, et päris kindlad ei tule ka kunagi. Kindlus tekitab stagnatsiooni. No põhimõtteliselt selle kõige stabiilsem hetk on surm. Arvad? Ma ei ole selles nii kindel. No, mulle niiviisi tundub. Et mis jällegi teisalt ega lõputu ebastabiilsus või ütleme, igasugune toe puudumine tähendab ka seda, et see lõplik stabiilsuseks surm saabub võib-olla oodatust kiiremini. Aga kuskil seal vahel tuleb balansseerida ja iseenesest mulle see olukord meeldib, et meil on unistusi ja ideid rohkem kui nende teostamiseks võimalusi. Teistpidi oleks palju nukram olukord, ma arvan. Von Krahli teater täna ja tema trupp, kuidas ta ära elata? Peast suhu, aga nii on see kogu aeg olnud. Mis roll on sellel juhul sellel paaril siin, et kas see on see toitja? Siin tegevus ja paari edukus või mitte edukus on väga otseselt mõjutanud ka teatris toimuvat. Tänasel päeval on see küll nii õnneks, et me ikkagi mõningast toetust saame ka riigi käest, nii et paari ülesanne on seda maja üleval pidada. Ehk siis niiviisi, et teater ei peaks siin toimetamise eest maksma. Seda ta on jumala abiga siin suutnud ka tagada. Kui tihti sa oled teatrimees ja kui tihti sus peab see ärimehe elu nagu üle lööma seda? Sellist asja ei olegi. Selles mõttes, et see on ju kõik mu enda elu. Ja täpselt samamoodi nagu kodus toimetades on mingid asjad, ma ei tea, hoidised laod kuskil jahedasse ruumi ritta ja raamatud loed ikka kuskil mõnusas toolis lambi all, et kõik nad on sulle olulised toimingud, selles mõttes, et ja ega siis kokkuvõtteks ka kõik need kohad, millega kuidagi seotud olen või seotud olen sattunud, kuhu ma sattunud olen, on selles mõttes nagu sama loogika, et seal on ju, ega kõrtsus on täpselt sama situatsioon, et sa nii-öelda müüd õhku, mis teatriski, et sinu asi on luua atmosfäär või õhustik, kus inimesed tahaksid olla, kus on midagi, mida me ei oska täpselt kirjeldada. Et ei piisa ju sellest, et see on lihtsalt hea toit ja ilus ruum, et see reeglina on ebapiisav. Täpselt samamoodi teatris ka, et kui sellest on ju vähe, kui on head näitlejad, on teksti ära õppinud ja nüüd kannavad selle ette, et see miski, mis tekib siis vaataja ja näitleja vahel, eks ole. Ehk siis see kummaline fluidum ja see on täpselt sama, sõltumata sellest, mis valdkonnaga tegemist. Meie siin ei vaja inimeste armastust, truudust. Me tegime nad enda näo järgi, aga me ei vaja nende hümne pidustusi ja ohvilangeid. Me vajame inimesi hoopis millekski muuks. Mina ja minu kursus, kes on siis Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetanud 8. näitekunstilend, oleme ju Krahliga olnud nüüd seotud umbes 5 aastat vist. Jah, kui te ka jõutisite. Sest et ka kooli ajal me käisime periooditi siin tegemas erinevaid töötubasid, osalemas töötubades ja õppimas erinevate meistrite tiival. Et mis ma aru olen saanud vahepeal. Mulle tundub, et siin teatris on väga suur tähtsus kunstniku iseseisvusel
ja mingis mõttes see on selline võrdsustav ala, see koht, et kui võrrelda tööd natuke suuremates teatrites, selle teatri kuidagi nagu traditsioonidega, siis siin teatris teeb igaüks tegelikult kõike. Siin on mingit sorti nagu tööjaotus, eks ole, et asjad koos püsiksid ja igapäevane töö nagu toimiks. Aga sellegipoolest tegelikult nagu mulle tundub, et see nagu vastutus kuidagi publiku ees ja vastutus iseenda ees on kõigil nagu ühine. Näitlejad ei kao kuskile oma garderoobidesse ära ega ilmu justkui võluväel, nagu kui kell kukub niimoodi lavale ja siis kui proov lõpeb, siis inimesed haihtuvad ja nagu, et siin on mingisugune selline väga orgaaniline selline nagu koos tegutsemine, aga jah, mulle tundub, et see on nagu selline nagu väga vastutustundlik teater või selline teater, mis pidevalt küsib nagu põhjendusi enda tegutsemiseks või pidevalt nagu kahtleb enda olemasolu vajaduses või vajalikkuses. Ja katsub pidevalt leida nagu vastuseid, et miks nüüd või miks see just või miks mina. Selline nagu filosoofiline teater. Von Krahli trupp, kui suur ta täna on? Meil on raske määratleda ennast, sest meil niiviisi püsivalt palgal on tänasel seisuga ainult need äsja lõpetanud meie enda kasvandikud, aga ega siis kasvatajad, vanem trupp ei ole ka kuskile kadunud. Et lihtsalt vormiliselt on kõik täna justkui vabakutselised, kas ma seda ütlen, et nad on endiselt teatri tuumik ja nende hinnang, arvamused ja poolehoid või mitte poolehoid on see, mis määrab ka teatri nägu. Nüüd kõigis nendes lavastes, mis sel hooajal plaanis, on kogu trupp ikkagi hõivatud. Ühesõnaga kogu ka nii-öelda siis nõndanimetatud vanem trupp. Mul on kuidagi keeruline seda sõna üle huulte saada, minu meelest on need kõik hästi noored. Hoiatus noortele neidudele kurjade meeste eest, nii tean mina seda lugu. Aga Kertu Moppel, hakkad jutustama lugu Sinihabemest, mis on sinu lugu? Meie konstrueerime sellest hoopis teise loo, kasutades seda Sinihabeme muinasjutu raamina. Sinihabeme muinasjutus on see, et see tüdruk läheb ühte tuppa, kuhu ta ei tohi minna ja siis ta avastab seal midagi väga koledat, aga meie teeme vastupidi. Et see maailm on natukene liiga kole, et me muudame nagu selle ära, et see loss, kus ta elab ja kõik see on nagu selle meie praeguse ühiskonna kuidagi allegooria, üritame sellist asja tekitada ja see tuba, kuhu ta läheb, et see on just vastupidi, et seal on midagi väga-väga ilusat, mis meil praegu on keelatud. Et me põhimõtteliselt kasutame seda Ray Bradbury Fahrenheiti lugu, kus on tegevus toimub tulevikus, kus raamatuid põletatakse. Et on tuletõrjud, kes põletavad raamatuid. Aga meie konstrueerime sellise loo, kus mitte raamatuid ei põletata, aga neid lihtsalt ei ole vaja. Et inimesed on tulevikus muutunud selliseks, et nad ei taju poeesiat, nad ei taju metafoore, et nad lihtsalt tunnevad, et neil selles maailmas siin ei ole seda kõike vaja. Ja see on mitte keelatud, kõik on lubatud, nagu meil praegu kõik on lubatud, aga kellelgi lihtsalt ei ole vajadust selle jaoks. Et siis see poeesia ongi see, mida see Sinihabeme naine sealt toast leiab põhimõtteliselt. See on narratiiviga lugu, aga seal on segi paisutud väga palju narratiive ja täpsemalt üks teoreetiline materjal, üks teaduslik uuring ajupoolkeradest. Aga see on seal nii, et seda vaata ei pea kartma, et liiga keeruliseks või kuidagi moraliseerivaks sai selle. Pigem on ikkagi lihtne Sinihabeme lugu, aga seal on muud tasandid ka all. Saan aru, et oled ise ka dramaturg? Jah. No tekst oli ennem valmis või siis näitlejatega koos sündis? Hakkasime proovis tegema, hakkasime tööd tegema nendel teemadel. Et sa andsid teemad ette? Jah.
andsin näitlejatele teemad. No näiteks millised? No näiteks, mis tänapäeva maailmas on väga tähtsad asjad, näiteks mõõtmine, et kõik peab olema mõõdetav, kõik peab olema sõnastatav, sellised teemad. Et me üritasime leida sellist utilitaristlikku absurdi, et maailm üritab kõike kasutada, et kus ei ole vajalik midagi, millel ei osata leida kasuväärtust või kus ei ole lubatud midagi, mida ei saa sõnastada. Mingid sellised ambivalentsed tunded või mingi selline poeetilised elamused, et me üritasime neid kuidagi hästi argiseks muuta või argikeelde tõlkida. Nende asjadega tegelesime ja kuna need näitlejad on kõik noored ja nad on väga-väga hullud, siis me saime väga palju väga hullu materjali sealt, et ma arvan, et žanri määratus ikkagi liigitub kõige rohkem vist absurdi alla, kuigi seal on konkreetne lugu ka. Nii, laulate, tantsite, räägite? Rohkem räägime, liigume ja natukene isegi laulame ka. Vähe, aga selle eest see vähene laul, mis seal esitlusele tuleb, on sellest väga mõjuv. Sellepärast ma küsin, kuna see kursus on väga musikaalne ja kõik need lood, mida nemad on meile jutustanud Von Krahlis, on olnud, muusika on seal keskse kohal. Jah, no meil on ka tegelikult, ta ei ole küll ajalises mõttes palju, aga ta ongi kesksel kohal. Loore Martma nimelt kirjutas väga-väga ilusa muusikapala meile. Oi, 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 kes su kunstnik on? Artur Arula. Ja kui suur on trupp? Trupp on 6 inimest. Noored ja siis Mart Koldits. Von Krahl on hooaja algusega läinud väga poeetiliseks. On jah sattunud kuidagi nii, aga selle sattumise saladus on vist see, et me ei ole omavahel üldse rääkinud. Et mingi hetk lihtsalt tuli välja, et me Jimmiga mõlemad, me kasutame Alliksaare luuletusi. Ja Peetril tuleb vist ka mingi väga-väga poeetiline, ma ei tea täpselt, mis see tulema saab, aga see on naljakas, et kõik 3 asja omavahel ei ole üldse suhelnud, ei ole aega olnud, aga põhimõtteliselt vist ma arvan, et asjad kõlavad väga hästi kokku. Isegi plakatid on sarnased. Milline on üldse su enda elus luulekoht? Vahel võtan mõne raamatu kätte ja loen luulet. Sest tihtilugu ju seda keelt enam ei mõisteta või? Jah, aga see on vist ka sellest, et inimesed ise arvavad, millegi pärast on tekkinud ühiskonnas arusaam, et luule on üks keeruline asi. Et tegelikult ju ei ole või lihtsalt võtta ja loe, et seal on ju kõik kirjas või kuidagi, et ta lihtsalt on nii kontsentreeritud. Tänapäeval on mingitest muude asjadega harjutud. Aga põhimõtteliselt sellest meie tükk räägibki. Õhtute kollane tolm ja Artur Alliksaar. Tema sõnade kaskaadid on ikkagi väga muljetavaldavad või ta justkui on oma mõtete ja sõnade sisse vaatad lämbumas, et oled sa muga nõus? Täiesti nõus ja just. No, seal ongi see imelik talent tema puhul, et ta valdab sõna nii meisterlikult ja samas tal on nii tohutult palju energiat ja kuidagi sellist nagu mänguoskust, mida ta pidevalt siis nagu niimoodi rakendab sellise nagu ohjeldamatu jaksuga ja samas see on kogu aeg selleks, et kanda edasi mingit väga sügavat mõtet. Tähendab, see on nagu mäng keelega ka mängu pärast, aga vist mitte kunagi ainult mängu nimel, vaid ta on ikkagi kogu aeg nagu sügavalt inimlik ja sügavalt küsiv, filosoofiline ja selline mõtlik ja kuidagi nagu väga kaugele vaatav, väga lähedale ja väga kaugele korraga vaatav. See, kuidas raadios Alliksaart teha, seda ma kujutan ette, aga kuidas teatrilaval seda teha? Sa ei saa ju seal lihtsalt seista ja olla. Saab ikka, aga see ei ole see, mis ma... Tähendab, kui ma selle materjali üles korjasin ja aru sain, et ma tahaksin seda esitada, siis ega mu mõte ei olnudki väga palju keerulisem sellest, et ma tahan lihtsalt olla seal ühes ruumis, ühel ajal publikuga, et me oleme kõik tulnud kokku kuskil ühte kohta ja nagu keskendume sellele ühele mõttele nüüd siin. Ja selle jaoks ei ole üldse vaja mingisugust nagu tulevärki sinna ümber, sellepärast et see tulevärk on juba selles materjalis endas, selles sõnas endas.
aga kui me hakkasime koos kunstniku Nele Sooväliga ja koreograafi Liisa Lilienthal-Pärnaga tööle, siis see materjal muidugi sütitas fantaasiat ja me otsustasime ehitada täiesti sellise, ühesõnaga ütleme nii, et sellest luuletusest kasvas välja selline maailm, kuhu me publikut siis kutsume. Tekste on siis ainult see üks õhtute kollane tolm? Jaa, just. Eks ma ise olen ka nagu põnevil, et mis sellest veel, natuke on veel aega esietenduseni ja me veel ehitame üles kogu seda värki, aga kindel on see, et suur rõhk on sellisel ruumikogemusel, et inimesed, kes on varem käinud Von Krahli proovisaalis või ka need, kes ei ole, satuvad igal juhul ühte väga kummalisse ruumi, mis loodetavasti neelab tunnikeseks inimese niimoodi endasse. Ja see on ka ajastuselt minu arust väga sobilik, sest et samal ajal kui väljas ilmad lähevad aina külmemaks ja pimedamaks ja päiksekiiri nagu pole enam kuskilt väga pikka aega oodata, siis ma arvan, et see on üks eriline kingitus, mis me publikule anname. Et neil on võimalus tulla korraks siseneda mingisugusesse maailma, mis ei sarnane üldse sellega, mis väljas on või mis kodus on. Et see on selline nagu salamaailm, natuke selline muinasjutuline isegi. Kui loomulik on üldse luules ennast nagu välja elada? Ma ei ole luuletaja üldse, ma ei oska luuletusi kirjutada. Et miskipärast, kui ma ennast sõnas väljendan, siis on proosa ja näitekirjandus mulle omane, aga luule ei ole. Aga võib-olla selle võrra ma saangi kuidagi nagu, ma ei oskagi öelda, nagu suurema huvi või suurema mingisuguse sellise nagu arusaamatusega sukelduda Alliksaare maailma, sellepärast et tema on keegi, kellel on mingi selline anne, mis minul nagu täielikult puudub. Et see luuletus ise ju ka, ta on nii mahukas, see on ainult üks luuletus, aga kui seda rahulikult ette kanda, siis see luuletus ise vältab umbes 20 minutit. Ja juba see on omaette teekond kuidagi nagu lasta see luuletus nagu endasse ja kuidagi nagu käia seda rada läbi iga esitamiskorraga. See on üks eriline asi. Von Krahli sünnipäev tuleb koos Peeter Jalaka uue lavastusega. Sünnipäeva kuu algab uue lavastusega, siis need sünnipäevaüritused ja tegemist on ühe teosega, mida me oleme määratlenud kui tantsuetendusega, aga ma ei tea, kas see päris täpne on. Igatahes on seal kõik need erinevad kunstivaldkonnad kaasatud, mis teatrikunstis ikka ja räägib ütleme siis inimeseks olemisest nagu ikka ja siis sellistest kõrgematest vaimsetest püüdlustest. Laval on ainult mehed, nii meie koduteatrist kui ka väljaspoolt seda ja nii kodumaalt kui väljaspoolt kodumaad. Ehk siis seal on ka mitu soomlast ja üks jaapanlane puntis. Põhineb kogu see ilu T.S. Elioti Ahermaal, kunagisel epohhi looval teosel. Ja meie jaoks on üsna harukordne see, et me mängime seda ainult 5 korda. Peeter Jalaka lavastust Nibud Eestis rohkem ei mängita. Kuuldavasti näidatakse seda veel Soomes. Mida nibud tähendavad? Jumal ise teab. Aga alapealkiri Hetk meie elude katkematus reas annab asjast aimu. Meie ees on 12 hetke ehk stseeni inimese tulekust, kannatustest, hirmudest, otsingutest, võitlustest ja sellest, et rännude lõpul saabub rahu ja puhastumine. 6 mehe teekonda saadab muusika ja liikumine. Täienduseks napid read Elioti luuletustest. Lavastus on esmapilgul väga dekoratiivne, aga uskumatu küll, et tantsu, muusika ja valguse tulevärgiga, mida saadab minimaalne sõna, saabki edasi anda mõttesügavust.
ilma et olukord muutuks õõnsaks või pateetiliseks. Putotantsijate ja muusikute kõrval esitab jõulise rolli Erki Laur, balansseerides inimese, jumala ja mängujuhi piirimail. Lõbusaim stseen kuulub õõnsatele meestele. Oleme õõnsad mehed, täistopitud mehed, naaldamas üksteise vastu, päid, mis põhku täis. Kõlasid Elioti sõnad tammuvate meeste suust, taustaks ekraani täis päid, kehata kujusid nõrgumas ekraanile. See on kujund, mis tänapäevast lõugani vääriline. Vaimustas lavastuse finaal. Inimese jõudmine rahusse ja õndsusesse. Peeter Jalaka lavastaja keeles tähistas seda trummisoolode kaskaad. See, et von Krahl on väga poeetilisi lugusid otsinud nii-öelda modernismist või modernismi lapsepõlvest lausa. Mis ajamärk see on? Eks see ikka praeguse ajamärk ole. Me juba mitu head aastat oleme püüdnud hoiduda igasugusest sotsiaalkriitikast, ütleme sellisest ühiskonna torkimisest, et mulle tundub lihtsalt, et tänane aeg on selline, et kus tuleb tegeleda nii-öelda põhiväärtustega kunstis, küsida jälle ja jälle seda põhilist küsimust, et kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme ja mis on kõige selle mõte. Ma mäletan, et nõukogude ajal oli see teater selles mõttes siuke paopaik, kust sa said sõgeda ja lolluse nagu eemale jätta ja olla seal nii-öelda heas seltskonnas. Kas see on midagi sarnast? Ma arvan, et on. Ma arvan, et veel kord, et kunsti ülesanne täna on täiesti kardinaalselt muutunud ja see võiks olla just nimelt selline koht, kus sa tunned, et on midagi enamat kui selline igapäevane materialism ja et inimesel on omased teatud sorti kõrgemad püüdlused. See on nagu vältimatu osa meie olemisest ja pakkuda kindlust inimesele, et kõik ei ole kadunud. Lõpetuseks, kas oleks mõni tsitaat sul meeles sellest valmivast Sinihabeme lavastusest, kas Alliksaare sõnadega või midagi veel? Issand, seda ei oska küll öelda praegu tõesti. Meil seal on neid tsitaati on seal palju, ütleme nii, aga mul ei tule küll midagi praegu ette. Ei tule? Tõesti, raske on see küsimus. Nii, ja esietendus on? 12. oktoober. Jumekalt kumendav tolm muudab õhtute sumeda nukruse talumatult kindlaks ja kauniks. See on Alliksaare luuletuse lõpp ja ma arvan, et väga ilus punkt kõigele sellele, mis ta seal luuletuses ütleb. Alustasime Toomas Eliotiga. Kas sul lõpetuseks oleks sealt Ahremaast mingi tsitaat meile anda? Aprill on julmim kuu. Mõtleme selle üle.